Tere tulemast traditsioonilisele täiskasvanud õppija foorumile, mis tänavu kannab nime täiskasvanud õppija käänulised õpiteed. Täiskasvanud õppija koolipingis ei ole tänapäeval enam mingi haruldus ja tihti on elus raske teha seda esimest sammu, leida endas uuesti motivatsiooni, et minna kas pooleli jäänud haridusteed jätkama või siis miks mitte alustada hoopis uute õpingutega. Täna oleme siin Tallinna Vanalinna täiskasvanute gümnaasiumi aulas selleks, et arutada ja kuulata täiskasvanud õppijate lugusid ja rääkida sellest, mis on see, mis toob täiskasvanud inimesed kas siis õpinguid jätkama või uuesti tagasi koolipinki. Millised on õppimisvõimalused, kuidas see õppimine käib ja miks üleüldse täiskasvanuna õppida. Tänast foorumit saab jälgida Postimehe haridusportaalis ja kui soovid oma mõtteid jagada ja küsimusi esitada, siis saab seda teha Slido keskkonnas ja lingi leiab ETKA Andras Facebooki lehelt. Nii et tere tulemast veel kord jälgima otseülekannet siit Tallinna Vanalinna täiskasvanute gümnaasiumi aulast. Mina olen Kristjan Hirmo ja olen ka ise täiskasvanuna uuesti õppima asunud ja selline otsus sai vastu võetud mõned aastad tagasi. Ja minult on väga palju küsitud, et miks sa uuesti ülikooli läksid? Mul on mitu põhjust. Kõigepealt jäid minu ülikooli õpingud Tallinna Tehnikaülikoolis pooleli 90-ndatel segastel aegadel. Vahele tuli igasuguseid asju, muud hobid, raha, mida tööga oli võimalik teenida ja eks neid ahvatlusi oli päris palju. Ja mõned head aastad tagasi sai kodus naisega arutatud ja naljaga pooleks mõeldud selle peale, et see oleks ikka häbilugu küll, kui isa oleks ühel hetkel peres viimane, kellel on kõrgharidus. Sest on oht, et lapsed lähevad selles osas mööda. Ja nii ma võtsingi asja uuesti käsile ja olen nüüd jõudnud nii kaugele, et koer on tehtud, vaja ainult sabast üle saada, ehk siis oma järgi ootab Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuse lõputöö valmis kirjutamine ja siis ka selle kaitsmine. Aga minu kogemus on minu kogemus. Mul on täna siin võimalik rääkida paljude toredate täiskasvanuna õppinud ja õppivate ja õppima asunud inimestega ja saame oma tänase foorumi esimese paneeli osalejatega ka tuttavaks. Mul on väga hea meel tervitada siin täna esimesena Maarja Võrk. Tere, Maarja! Tere! Räägi paari sõnaga endast, kust tuled, millega igapäevaselt tegeled ja milline on sinu suhe täiskasvanuna õppijana? Mina tulen Raplamaalt. Ma ei ole seal väga kaua elanud, ma olen elanud seal 7 aastat. Ja tegelikult see, et ma sinna üldse kolisin, tingis ka kaudselt selle, et ma üldse õppima läksin. Et eelnevalt ma olin tegelenud pigem ettevõtlusega, elasin Tartus, elasin Lääne-Virumaal, aga kui abikaasa töö tõttu me kolisime Raplamaale ja mina ei soovinud sellist kaugtööd teha, ehk siis seda ettevõtet edasi vedada Tartus, siis ma lõpetasin selle seal ära ja jäin koju. Ja kodus on mul 5 last, koer ja nendega oli esialgu tegemist, et need kõik sinna uude keskkonda ilusti sisse sobitada. Aga ikkagi lõpuks hakkab, ma ei tea, kas nüüd igav, aga kuidagi selline areng jääb seisma. Mõtlen, et midagi tuleks teha ja siis me ei ela mitte Rapla linnas, vaid me elame ikkagi päris keset metsa. Et seal üldsegi midagi teha, sa pead midagi jälle ette võtma. Ja minu abikaasa töötas sellel ajal Lootuse küla rehabilitatsioonikeskuses, mille ta oli siis rajanud sinna metsade keskele. Ja ma nägin seda tööd eemalt ja mul tekkis päris mitu küsimust. Et miks seda tööd peab niimoodi annetuste najal tegema ja müts peos käima ja raha otsima ja et see on nii lai probleem, et miks näiteks seda ei võiks kohaliku omavalitsusega koos teha ja mind hakkasid need sotsiaalküsimused huvitama. Ja ühel korral, kui ma sõitsin kodu poole läbi karjääride,
ja jõudsin oma köögilaua taha, tegin arvuti lahti ja ma ei tea, mis pärast mulle hüppas sealt välja Pärnu kolledži reklaam, et tule õppima Pärnusse sotsiaaltööd ja rehabilitatsioonikorraldust. Ja see lause seal oli minu jaoks nagu võtmesõna, et et rehabilitatsiooni saab õppida ka või. Ja nii ta siis hakkaski minema, et siis ma lõpetasin lõpuks selle Pärnu kolledži. Tänaseks ma koos oma abikaasaga oleme rajanud uue rehabilitatsiooniasutuse Raplamaal MTÜ Töömaja ja seal ma siis töötan selle teenusejuhina. Ja ma tean, et oled edasi läinud ka Tartu Ülikooli magistratuuri juba. No vot, see läheb hullemaks selles mõttes, et kui sa saad midagi teada, siis sa saad aru, et sa jälle ei tea mitte midagi. Et jah, kui ma lõpetasin kolledži, siis tegelikult praktiliselt lõputöö kaitsmisel üks õppejõud ütles niimoodi, et jah, su lõputöö räägib sõltuvusprobleemidega inimeste kogukonda sulandumisest. Aga mis asi see kogukond on? Ja ma mõtlesin, et tõepoolest, ma ei tea, mis see tähendab. Ja täna ma siis õpingi Tartu Ülikoolis, magistratuuris kogukondade arendamist ja sotsiaalset heaolu. Et minu õnneks selline õppekava just eelmisel aastal avati, nii et ma olen esimene lend selles. Suur tänu sulle, Maarja. Saame tuttavaks meie teise külalisega ja siin võin öelda tere oma ikkagi vanale heale sõbrale, fotograaf Jarek Jõevera. Tere, Jarek! Tere! Sa oled üks Eesti hinnatumaid fotograafe ja sa pildistad ju põhimõtteliselt kõike sporti ja loodust ja käid ettevõtteid pildistamas ja nii-öelda jagad seda fotograafiat aastooni, aga ometi läksid sa ka vanast peast kooli. Räägi paari sõnaga, mida ja kus sina õppisid? Jah, minul on see minevikus. Mina paar kuud tagasi lõpetasin Luua metsanduskooli ja siis matkajuhi eriala. Ja ega minul võib-olla ei ole päris nii erinev nagu sinul, et võrreldes selle eelmise eluga, kui nii võib öelda, aga lisaks nendele pildistamistele ma olen päris palju ka fotokoolitusi teinud ja üsna palju on nendest looduses ja kuidagi ma ise tundsin, et seal looduses käies, looduses olles seda tööd tehes, et ma tean jube vähe. Et kui ma pöördungi inimeste poole, et näete seda lilled, vaatame seda siit poolt või vaatame seda puud siit poolt, aga ühel hetkel ma sain aru, et ma isegi ei tea nende nimesi. Et ma ei suuda neid määrata. Et minul oli võib-olla see üldse kuidagi järjest aastatega rohkem kuidagi metsa poole läinud, et ikkagi kõik vaba aeg, mis mul oli, et ma olen ikkagi loodus ja metsas ja see pigem oligi soov nagu sellest rohkem teada saada. Millal sa viimati koolipingis istusid, enne kui sa Luua metsanduskooli läksid uuesti? Minu keskkool, ma arvan, et see võis olla kuskil aasta 94, 95. No ikkagi väga-väga ammu. No kindlasti saame täna siin foorumi käigus ka teada, et kuidas on üldse täiskasvanuna õppida ja milliseid tundeid ja emotsioone see tekitab. Aitäh sulle, Jarek! Meie tänane kolmas külaline siin esimeses paneelis on Merle Lõhmus. Tere, Merle! Tere! Räägi palun, millal sina viimati koolis käisid ja miks sa nüüd uuesti õpid ja kus sa õpid? Jaa, see on hea küsimus. Koolis ma olen terve elu käinud selles mõttes, et kuna ma amet on olnud koolitaja, siis ma olen kogu aeg käinud nii-öelda koolis ja kogu aeg õppinud ka ise, aga praegu hetkel ma olen Tallinna Rahvaülikooli Maalistuudios. Ja miks see niimoodi juhtus, see ei juhtunud. See oli kuidagi väga loomulik ja plaanipärane. Et ma olen küll lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaalpsühholoogia eriala. Peale seda teistkordselt Tallinna Ülikoolis organisatsiooni käitumise magistriõppe, sest tundus, et ühest korrast jääb väheks. Aga millega ma ei ole saanud tegeleda, on oma niisugune hobi või kauaaegne armastus. Mulle meeldivad kaunid kunstid. Kõik. Muusika, teatrikunst, kujutav kunst. Ja siis, kui ma otsustasin paar aastat tagasi, et ma lõpetan selle rööprähklemise ja ma hakkan tegema midagi ka ise endale. Et siis tundus mulle just õige aeg ja sobib võimalus
minna uuesti õppima, mitte küll koolipinki, sest me seal seisame Molberti taga istuma, eks ole, ei läinud. Aga siiski, nüüd ma olen juba võtnud 4. korda sama kursuse, sest see kestab pool aastat ja kogu aeg alustatakse jälle uuesti. Minu ümber kaasõppijad kogu aeg vahelduvad ja mina olen seal nagu raudnael kogu aeg kohal. Et ma olen tõeliselt rahul ja õnnelik sellega, et ma seekord teen midagi totaalselt teistsugust. Ja see rikastab ja see aitab säilitada ka vaata seda uudisimu, et kui sina rääkisid, et sa pildistad puud ja taimi ja ei tea, mis ta nimigi on, eks ju. Et siis see on ju ka midagi, mida sa tahad teada iseenda jaoks. Et keegi ei kohusta sind. Vaat kogu see kaunite kunstide maailm on ka midagi, mida ma tahan rohkem tundma õppida iseenda jaoks. Ja nüüd on see võimalus. Aitäh sulle, Merle! Ja meie 4. külaline siin paneelis tegelikult mulle juba tuttav mees, sellepärast, et kohtusime Indrekuga selle aasta kevadel Tallinna Tehnikaülikooli virtuaalsel avatud uste päeval. Indrek Ajupank, Tehnikaülikooli koosseisu kuuluva Eesti Mereakadeemia tudeng. Õige? Just nii. Ja, aga lisaks sellele on sul ju ka ikkagi ju päris amet ja sind tuntakse võib-olla hoopis teise poole pealt Eestis. Räägi natukene endast, millega sa igapäevaselt tegelesid, enne kui sa uuesti kooli läksid ja milline sinu taust on? Ja tervist. Just olen siis tegelikult veel endiselt tegev sportlane, profisportlane nii-öelda, et teenin siis palka korvpalli mängides ja kuna vanus natukene on juba peale tulnud, siis leidsin, et aega tegelikult on mul piisavalt, et midagi nagu kõrvalt enda jaoks nagu ennast arendada millegiga, et otsustasin tõesti Eesti Mereakadeemiasse õppima minna, et laevamehaanika erialale ja tagantjärgi hiljem tundub mulle, et ma teadsin seda Mereakadeemiasse minekut kuidagi võib-olla juba varem ette, sest ikkagi olen ma saarlane ja saarlastele on meri nagu nii veres, aga mere ääres elades ma olin kuidagi ehitasin seal parvesid ja tegelesin nende asjadega seal, et vaatasin, kuidas kalurid igapäevaselt käivad ja et kuidagi see valik on kuidagi loomulik mu jaoks olnud. Kas sa läksid Mereakadeemiasse keskhariduse baasilt või oli sul enne mingi nii-öelda erialasem haridus juba all? Ei, puhtalt keskkooli pealt, et midagi, ega ma tegelikult nagu erialaselt midagi nagu varem ei teadnud, et tundmatusse vette hüppasin, läksin õppima, mis tundus lahe. Ja täiskasvanuna õppimine, kuidas tundub? Kas see on väga keeruline? Just nagu eelkõnelejad, et sa õpid ikkagi iseenda jaoks, et sellest saab ikka väga hästi praegu aru, et keskkoolis näiteks sa käisid seal, sest oli vaja käia, et praegu ikkagi konkreetselt sa tahad seal olla ja teha seda, et see on palju lihtsam minu mõelest. No nii, aitäh sulle ka, Indrek. Kahju, et sa täna oma koolivormi selga ei pannud, sest teil Mereakadeemias on ka väga ägedad mundrid. Et kes tahab selga proovida, siis peab sinna teie juurde kooli tulema ilmselt. Jah, võin laenata mõnikord. Kui pikkus sobib. Ja meil on tegelikult täna siin kohal ka publik ja nagu öeldud sai Slido keskkonnas, kust ka seda ülekannet saab jälgida, on võimalik esitada küsimusi või kommenteerida tänast foorumit. Aga vaatame korraks publiku poole ka, sellepärast, et seal on meil oma maja inimene ja publikus istub meil Tallinna vanalinna täiskasvanute gümnaasiumi õpilane. Ei. Millise täiskasvanud gümnaasiumi? Kuidas? Lasnamäe. No igal juhul täiskasvanute gümnaasiumi õpilane Kelly Heinmäe. Tere, Kelly! Tere! Sa oled tegelikult ju varasemalt ka rääkinud oma õpingutest täiskasvanuna. Kõigepealt ma tahaks teada, et mille pärast või miks sul gümnaasiumi haridus siiamaani puudu on? Sellepärast, et ma olin noor ja elu oli siis natuke ju teistmoodi.
eks nagu ikka noored tahavad natuke lõbutseda ja pidutseda ja tööd teha. Ja no eks see siis niimoodi läkski. Et jäi pooleli, jäi lihtsalt pooleli, jah. No ma küll proovisin mitmetel kordadel erinevaid koole, aga ei, jäi ikkagi poolikuks. Ja noh, eks nüüd 10 aastat hiljem siis on natukene juba rohkem mõistust peas, et nüüd ma olen väga õnnelik just selle üle, et ma praegu seda teen. Sellepärast, et kuidagi nüüd on elu hoopis teistmoodi läinud juba seoses sellega, et sa oled juba ise natukene nagu kogenud maailma ka. Oled näinud natukene, mis üleüldiselt toimub ja sa võtad seda õppimist palju tähtsamana kui võib-olla varasemalt. On sul elus praegu peale gümnaasiumihariduse omandamise veel midagi? Käid sa tööl? On sul pere? Ja minul on 2 last. Mu väiksem laps on 1-aastane ja minu suurem laps läks 1. klassi nüüd sellel aastal on 7. Olen natukene ilumaailmas tegutsen, õpilasesinduses tegutsen, seal olen president, hoolekogus olen koolis, autokooliga tegelen, ja koduasjad, et tegemist jätkub, igapäevaselt jätkub ja ongi õpingud, mis ka igal vabal hetkel võtan ette. Ma mõtlen just nädala sees, kui ma koolis ei käi, et ma käin e-õppes. Ja e-õppe on 1 kord nädalas meil 4-päeviti siis. Hästi paljud küll arvavad seda, et mis seal on siis, et 1 kord nädalas käid ainult koolis. Tegelikult see on väga raske, sellepärast, et sa õpid enamus aja ise. Et sa käidki koolis tegemas ainult kontrolltöid, aga kõik asjad sa teed ju ise. Et see on keeruline, aga see on tore ja saab hakkama. Mis on gümnaasiumi programmis sinu jaoks kõige keerulisem? Et millega sa praegu kõige rohkem maadled? Matemaatika. Matemaatika ja nüüd sellel aastal on ka füüsika suhteliselt keeruline minu jaoks. Aga ma saan tehtud. No ma mäletan oma kooli ajast seda, et kui kellelegi matemaatika või füüsika või keemia ei meeldinud, siis keemia on väga lahe. Siis põhiline argument oli see, et mul ei lähe seda elus mitte kunagi vaja. Miks ma seda pean õppima? Nüüd, kui sa oled juba täiskasvanuna seda keskharidust omandamas, kuidas sa selle lahti põhjendaksid või kui sa peaksid ise nagu õpetaja poole peal olema, et kas seda on vaja, kas seda füüsikat ja matemaatikat ja sa ütlesid, et keemia sulle meeldib, aga kas seda päriselt on ka vaja? No, mingil määral ikka on vaja. See ju tegelikult juba su enda aju juba natukene ju rikastab. Et just lahe on see, et minu enda tütar ju koolis on tal male. Ja males on ju hästi palju matemaatilisi asju, mis tuleb mõelda ja teha ja temal läheb see hästi ja siis ma mõtlen, et okei, et vähemalt temal läheb nagu see pool hästi, minul mitte. Et tegelikult see on kasulik igatipidi. Et lihtsalt kui ma kas või võtan kalkulaatori kätte ja ma vaatan nüüd juba teise pilguga seda, et kui ma enne vaatasin, et ma suudan ära arvutada seal peal 2+2, siis nüüd ma tegelikult olen juba seal näinud muid asju, mida tegelikult veel saab sellega teha. Et seda on mingil määral muidugi ikkagi tulevikus vaja ja kui näiteks matemaatikaõpet ütleb, näed, see on nüüd 6. klassi asi või 7. klassi asi, siis ilmselgelt terve klass vaatab tal otse ja küsib, et millest sa räägid üldse, kas me oleme kunagi selliseid asju üldse näinud või? Et jaa, seda on vaja. Igat asja on vaja. Alati on õppimist vaja. No edu sulle, Kelly, gümnaasiumi hariduse omandamisel ja aitäh nende kommentaaride ja lugude eest. Võin omast kogemusest ka öelda, et kui asusin uuesti Tallinna Tehnikaülikooli, ma kunagi 90-ndatel õppisin inseneriõppes, aga nüüd avatud ülikooli raames läksin majandusteaduskonda õppima, siis ka minul tuli matemaatikaga tegemist teha ja pidin läbima majandusmatemaatika kursuse täiesti nullist, alates A-st ja O-st ja ausalt öeldes pean ütlema, et esimeses loengus tuli nutt peale. Ma olen küll selline suur ja tugev ja karvane mees, aga kuidagi kõik see tundus nii raske ja käsitlematu ja ma olin kindel, et ma ei saa sellega hakkama, aga ma võin teha oma koolile reklaami öelda, et seal on olemas ka väga head tugiteenused
ehk siis ka täiskasvanud õppijatele pakutakse konsultatsioone, pakutakse tuge, saad võtta täiendavalt veel juurde mingeid asju, nii et kõik on võimalik. Sain matemaatika tehtud hindele 4, et peaaegu maksimum. Aga lähme meie panelistide juurde edasi ja uurime, et Maarja, sa väga ilusasti rääksid oma tausta juba lahti tegelikult, et kuidas sa selle eriala juurde jõudsid, aga küsin siis sinu käest ka, et milline on vahe nii-öelda noorena õppimise ja täiskasvanuna õppimise vahel? Kes seda enam mäletab, kuidas ta noorena käis. Minu niisuguse päris koolipingis, inimene õpib ju kogu elu, et eks ikka mingid kursused, kuskilt loed midagi, see on ka õppimine. Aga ütleme, et minu niisuguse koolipingis õpingute vahe on 26 aastat. Et kui ma nüüd siis läksin ülikooli bakalaureuse tasemele, siis seal samamoodi öeldi, et kas te siis ei ole õppinud seda? Tõepoolest ei mäleta, et oleks. Kuna lihtsalt nii pikk on see vahe olnud ja me tegelikult, ma arvan, õppisime ka teistmoodi ja teistsuguseid asju sellel ajal, et täna mul on üks poegadest lõpetamas kutsekat, ehk siis ta saab ka keskhariduse nüüd sellel kevadel. Tütar mul õpib ülikoolis, ma olen näinud nende õpinguid ju ka kõrvalt ja tõepoolest see on ikka 2 eri maailma, kuidas õpitakse täna ja mida mina kunagi õppisin. Ja ma võin sinu sõnu kinnitada ka, Maarja, sellepärast, et minu laps käib praegu 4. klassis ja ma ei mäleta, oli ta 1. või 2. klassis, aga meil oli majandusteaduskonnas siis Tallinna Tehnikaülikoolis selline aine nagu startup ettevõtlus. Ja ühel päeval tuli laps koju ja hakkas ka rääkima midagi MVP-dest ja prototüüpidest ja pitchimisest ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et me õpime ülikoolis samu asju, eks ju. Või just vaatasin, et ta vormistas üht oma referaati, nüüd on ta 4. klassis ja kogu see nii-öelda see tööde akadeemiline vormistamine, millega mina puutusin ülikoolis esimest korda kokku, sellepärast et siis, kui ma esimest korda käisin ülikoolis või gümnaasiumis, siis tehti ju kõik pliiatsi ja paberiga. Aga kõik see nii-öelda Wordis vormistamine, seda õpitakse täna juba maast madalast, nii et ega meiesugustel tegelikult väga lihtne ju ei ole. Ei, algus ei olnud lihtne. Jarek, kui lihtsalt sinul läks luua metsanduskooli teiste õpilastega kuidagi see sulandumine ja kas sa olid oma kursusel kõige vanem? Ei olnud. Äkki oli 2 inimest veel vanemad või? Meie kursus... Sa oled noor mees ka muidugi. Ma olen 47. Aga meie kursuse keskmine vanus, me ükskord arvutasime välja, oli vist 42. Aga kui sealt 2 või 3 väga noort anomaaliat kõrvale tõsta, siis keskmine oleks olnud kindlasti nagu kõrgem. Et väga tore oli ja mina jäin praegu mõtlema selle küsimuse peale, mis praegu sina said, et mis see erinevus on. Ma ei mäleta enda keskkooli ajast kunagi, kuigi ma õppisin normaalselt, mul oli ikkagi keskkooli lõputunnis 4-5, aga ma ei mäleta kunagi ühtegi sellist tunnet nagu praegu luualt iga kord, peaaegu iga sest, kui ma tulin koju, ukse peal lihtsalt asjad kukkusid maha ja ma lihtsalt ütlesin kodus, issand, kui äge see kõik jälle oli. Aga kuidas sulandumine läks, see väga tore oli ja natuke paralleel sinuga ka, et kui me Evelin Saarvaga esimesse taimetundi läksime või praktikumi välja, mul oli ikka poolenisti oli nutt peal, ma ei saa mitte midagi aru. Ma ei saa mitte midagi aru, et see on täis tuumateadus. Et ma isegi ei tea, et kus selle Toomas Kuke nii-öelda taimeaabitsast, kust kohast ma umbes pean selle lahti võtma, et hakata üldse määrama, kas eest otsast või tagant või keskelt. Et ühesõnaga täis alt teadmised puudusid, aga ei, igas mõttes nagu fantastiline ja juba esimesel õhtul, kui sa terve kursaga istusid koos, sa said aru, et issand, need on nii minu inimesed. Et väga äge oli, väga lihtne oli tegelikult. Nii et tuli lihtsalt uuesti õppima äkki ka võib-olla? Tuli õppima, ega kindlasti, ma kõikide koolide ju, kui te ei kohta ei saa öelda, aga kindlasti Luua kooli puhul see oli üliäge, aga ma poleks iialgi arvanud, et nagu ikkagi nii palju tuleb õppida, et nii palju tuleb kodus ise vaeva näha. Et üks konkreetne töö oli, ma vaatasin, ma nägin selle kodutööga vaeva 40 tundi arvutis. Et terve töönädal normtundides, aga hoolimata sellest, oli raskeid hetki, aga kokkuvõttes
Jah, ütleme, õppemaht oli selgelt suurem, kui ma arvasin. Ma mõtlesin, ma lähen korra kohale, korra 6-3 päeva, et olen seal mõnusalt kuidagi tunnis, kuulan hästi huvitavaid loenguid, õhtul teeme sõpradega sauna, aga tegelikult oli ikkagi, selleks tuleb ikkagi aega arvestada, aga see kõik oli seda väärt. Räägime natukene sisseastumisest ka, et kas sinul olid ka mingid sisseastumise eksamid, katsed või sa lihtsalt läksid, andsid avaldusi ja hakkasid õppima? Ei, selles mõttes, et see aasta, kui mina sisse astusin, oli 3,8 inimest kohale. Eelmine aasta, ma võin nüüd eksida, aga minu arust oli umbes 8 inimest kohale. Et see on väga populaarne eriala ja seal oligi essee, mis oli põhimõtteliselt motivatsioonikiri, mis sa pead kirjutama, miks sa tahad saada matkajuhiks. Ja siis oli test, teadmiste test, kus oli 20 küsimust, igaüks andis maksimum 1 punkti. Ja see oli väga raske test. Maarja, sina oled nii-öelda ka päris ülikoolis ja tudengite ridades olnud. Kas sa õppisid riigieelarvelisel kohal? Jah. Jah. Kuidas sul sisseastumisega oli? Mul vedas lihtsalt. Et ma tean, et eelnevatel aastatel olidki seal päris eksamid. Ma arvan, et seal võis olla matemaatika. Näiteks kui minul oleks sattunud matemaatika eksam, no ilmselt ma ei oleks sisse saanud. Et Pärnu kolledžis, olgugi, et see on sotsiaalvaldkond, õpitakse päris palju ka majandusalasid. Ja see oli eeltingimus enne minu sisseastumist. Sellel aastal, kui mina läksin, oli vestlus. Ja sellega ma sain hakkama ja ma sain sisse. Nii et rääkisid ennast sisse? Jah, matemaatikaga ilmselt see poleks õnnestunud. Merle, sinul on siis väga huvitav taust, mitmekordne kõrgharidus ja nüüd nii-öelda omandad kauneid kunste lihtsalt iseenese jaoks, aga sellel õppimisel peaks ju ikkagi olema ka mingi väljund. Et kas sa oled mõelnud selle peale ka, et kuhu sa oma õpitu ja need teadmised ja kogu selle pagasi suunad? No ega ma ei kujuta ette, et minust saab Rembrandt või Epp Kokamägi või keegi selline persoon, et ma hakkan nüüd kogu oma ülejäänud elu elatuma oma šedöövrite müügist, et seda ei juhtu. Nii et see väljund ei ole võib-olla selline väga praktiline või materiaalne. Aga ma arvan, et iga asi, mida inimene teeb kas või iseenda jaoks, nagu ma enne ka ütlesin, et ma õpin iseenda jaoks, et ta annab inimesele endale nii palju, et see kogu see tervikpotentsiaal, vaata see kasvab, eks ole. Ja siin olles ka enne vestlusringi rääkinud ühe teise inimesega, sa iialgi ei tea, millal, kus, mis asjaoludel sul võib see väga praktiliselt kasulikuks ka osutuda. Nii et minu õpingud on muidugi ei ole sellised, nagu siin teie mõlemad rääkisite, eks ju, et meil ei olnud mingeid sisseastumiseksameid ega katseid ega esseesid isegi mitte ja rääkimist. Lihtsalt tuli kohale minna ja muidugi, väike hirm muidugi oli, sellepärast, et siin oli ka juttu, et kes on kõige noorem, vanem, keskmine vanus, nii edasi. Et ega mina ju pole teab, mis noori inimene enam, kui passi vaadata, jah. Ise ma sellest küll aru ei saa, aga passi räägib. Segan vahele korraks, inimene on täpselt nii noor, kui noorena ta ennast ise tunneb. Aitäh sulle, jah. See kinnitab minu sisetunnet. No vot nii, et lähen siis kohale ja mõtlen ka, et et viimane kord, kui ma hoidsin pinslit käes, et see oli mingi üle 40 aasta tagasi. Täitsa ka rahul, et ma ei teadnud isegi seda, et mis asjad on akrüülvärvid, sest minu nooruses neid lihtsalt ei olnud. Lähen kohale ja vaatan, tõsi ta ongi kõik minust nooremad, niimoodi viskan pilgu peale, ei küsi, ma ei hakka, aga kohe aru saada. Aga see hirm, et ma paistan kuidagi nagu saamatu või rumalam või et teised on kõik niisugused õppinud ja targad, selleks õige kähku mööda. Ja eelkõige tänu minu õpetajale, meie õpetajale, et tema suhtumisele, et ma olen küll üsna kindel, et see pädeb igasugu koolide ja igasugu õppimise kohta. Et kui sa oled oodatud, kui sind toetatakse, kui ei öelda, et kes siis niimoodi teeb, kuule, kas sa ei teadnud või, et kui selliseid reaktsioone ei ole ja tegelikult õpetaja on väga toetav, mida meie maaliõpetaja Kaie Kall on. Et sa ei saa teha halvasti või valesti, sa teed omamoodi ja kui sa tahad midagi muuta, siis ta aitab, ta toetab. Nii et seda tõrget, et ma nagu ei sobi seltskonda või seda tegelikult ei tekkinud. Nii et väga vahva. Ma unustasin ära, mida sa küsisid tegelikult.
sa vastasid väga hästi. No, siis on hea. Ma küsisin tegelikult seda, et milline on siis eesmärk, et kas avada oma personaalnäitus või oma galerii või... Jah, vaat ei nii ambitsioonikas meil, aga mine tea, kui ma seal nüüd ikka jätkan niimoodi usinasti. Keegi ei tea, mis tulevik toob, eks ole? Just, et sellest, kuidas on ka endast nooremate inimestega koos õppida, ma võin ka rääkida päris huvitava loo, sellepärast et ma võtsin sealt neid oma aineid, millest ma osad sain ka võtaprogrammiga nii-öelda oma esimesest ülikooli perioodist tänasesse päeva üle kanda. Ja siis osade ainete kursustel ja loengutel mul ikkagi tuli käia, et saada nii-öelda ainepunktide maht täis. Ja siis ühel päeval läksingi esimesse makroökonoomika loengusse ja mida ma näen, minu parima sõbra kõige vanem laps istub ka minuga koos seal loengus. Nii et see generatsioonide vahe tegelikult õppimise puhul, ta ei mängi mingit rolli. Et sul võib olla terve põlvkond vahet, aga tegelikult oleme kõik ühe asja eest väljas. No, Indrek, kui palju sinul nii-öelda viimasest koolis käimisest vahe sisse oli tulnud enne, kui sa Eesti Mereakadeemiasse sisse astusid? Tundub, et ei olegi palju, et ainult 13 aastat, et ma käisin tegelikult hädaldamas küll seal õppejõududele, et nii palju on möödas, et ma ei mäleta midagi matemaatikast, et mul on väga palju matemaatikaga seal tegemist, et kuuldes siin, kuidas tegelikult on palju rohkem möödas koolides, siis mul ei ole häda midagi, et natuke vaeva näha, nagu sa ise matemaatikaga, siis tulevad asjad järgi ja nii on läinud. Kuidas sul sisseastumine välja nägi? Tegid eksamid, läksid tasulisse? Oli niimoodi, et keskkoolist oli ka midagi abi, et keskkoolide keskmine hinne ja oma motivatsioonikiri siis ja vestlus oli veel eraldi, et ja osutusin valituks siis riigi kohale. No sa oma erialavalikust juba natukene rääkisid ka, et sa oled Saaremaa poiss ja oled ehitanud parvesid ja muid ujuvaluseid ja nüüd õpid laevamehaanikat, aga kas see lõplik erialavalik koolis oli see sul kohe kindel või oli sul seal veel võimalik ühele või teisele poole kalduda, et mis sul nagu kõige suuremat rolli selle erialavaliku puhul mängis? Ikka kaalusin ka teisi erialasid. Rolli mängib muidugi see, et ka on oma pere juba, ja meremees olla tähendab väga pikka eemalolekut perest, et see on väga suur miinus selle asja juures, mida ma õpin praegu. Laevamehaanik, tema ei saa maa peal tööd teha, et tema peab ikkagi merel käima? No ütleme, et ikkagi saab maa peal ka mingeid asju teha, et laevu tuleb ju parandada, ega eks seda tehakse maa peal samamoodi, aga nagu minu eriala ikkagi on nagu selles mõttes suunatud mere peal olemisele. Aga suures plaanis ma ikkagi kaalusin neid erialasi ka, et mereteemalisi erialasi on ka neid, mis on vaja sadamates ära korraldada või mida iganes. Et tõin oma plussid-miinused välja, siis ikkagi mõtlesin, et õpin seda raskemat varianti ja et proovin ikkagi mere peal ka ära käia, et natuke maailma näha ja seigelda selle erialaga, et siis jälle kunagi võib ümber vaadata ja jälle uuesti õppida mingeid asju. Kas perega pidid kokku ka leppima, et isa läheb nüüd õppima laevamehaanikuks, et arvestage sellega, et kui kool saab läbi, siis ma ei tea, järgmised 10 aastat mind ei näe. Ei, elukaaslasega muidugi arutasime, aga ma arvan, et päris kohale see ei ole veel mõlemale veel jõudnud, et kui ma peakski selle eriala ära lõpetama, et siis reaalselt mul on vaja minna tööle. Ütlesin küll nii palju, et alguses tahaks proovida suuremaid ookeani kaugemale minna pikemaks ajaks, siis keerati mulle selge, et nägemist, aga eks need asju tuleb veel arutada, aga... Räägime korra selle õppimise tehnilisest poolest ka, et kui sul on oma profisport, eks ju, sa mängid täna, mis võistkonnas? TalTechis, no loomulikult oma kooli eest oled väljas. Sul on nii-öelda siis töö, milleks on sinu puhul korvpallimäng, siis on sul pere, on sul lapsi ka? 2. Nii, sul on pere ja siis on sul kool. Et kuidas sa selle aja leiad kõikide nende asjadega tegeleda? No, tuleb oskuslikult planeerida, ega see väga kerge ei ole. On perioode, kus on ikkagi nagu küsimärgi all mulle endale, et kas ma teen õigeid asju, sest
päris palju kannatab ikkagi lastega koos olemine mingitel hetkedel, aga sport on õnneks nii painduv, et ei ole nagu nii, et kogu aeg oled ära, et seal trennikavad on niisugused paindlikud, mängude graafikud on erinevad, et mõni nädal saad jälle rohkem olla selles kodus, et suvel on väga palju vaba aega, nagu et võistlusi suvel ei toimu, et on mingid paindlikkus on olemas, et saame nagu kõiki asju ilusti koos praegu hetkel teha, et ei ole mingit paanikat peale tulnud kuskil üheski osakonnas veel. Mis see õppevorm sul on siis? On see statsionaarõpe? Päevane, jah? Okei. Et palju sa siis päevast koolis käid? Näiteks, kui on selline tavaline... No oletame, et kui ei ole ka distantsõpe ja oleks selline nii-öelda tavaõpe, et mitu tundi sul päevas siis kooli peale ära kulub umbes? Praegu sellel semestril ütleme, et kõige intensiivsem päev on mul neljapäev, kus ma peaksin olema 10-15 koolis ja tulen peale 7 ära, et ei, no olen ikka, aga ma pean veel sinna päeva siis mahutama endale 1 või 2 trennikorda ka, et see on niisugune planeerimine, natukene õppejõududega koos töötamine, et siiamaani jah, ei ole mulle tuldud koolist ütlema, kui ma olen mõne loengu vahele jätnud, aga ma üritan ikkagi nagu kõik asju teha piisavalt professionaalselt, et ei kannataks nagu tulemus. No mida ma võin enda kogemusest öelda, aga tänapäeval ei olegi enam põhiliselt kõige olulisem see, et kes kui palju kohal käib, vaid millised on tulemused ja kuidas sa oma asjad ära teed, et gümnaasiumi ajast meenub nagu see, et iga põhjuseta puudumine oli puudumine ja seal loeti rohkem võib-olla isegi seda, et kes kui palju koolis kohal käib, et kuidas sa võrdled noorena õppimist täna täiskasvanuna õppimisega? Jaa, väga meeldiv ja kerge on õppida, kui sa õpid iseendale. Et esimene kursus ma tuletasin seal noorematele kaastudengitele ka meelde, et kui palju lihtsam mul endal praegu on, et vaadates teid, et tundub, et teid on keegi siia saatnud sunnitööd tegema, et muidugi on palju kergem praegu. No Maarja, kas on kergem täiskasvanuna ülikoolis käia? Sul võrdlusmomenti ei ole? Ma noorena ülikoolis ei käinud, ma omandasin keskeriharidust päevases, see oli hoopis midagi muud. Aga ikka see planeerimine on oluline ja muidugi, ma arvan, et kõik tuleb millegi arvelt. Et see periood, kui ma tahan õppida, siis mina olen näiteks teadlikult vähendanud enda töökoormust. Et kuna ma olen ka ise enda tööandja, siis ma saan seda niimoodi klappida, millal ma siis tööd teen ja millal ma õpin. Aga praktiliselt näeb see ikkagi välja niimoodi, et hommikul ma pean viima lapsed kooli, kuna ma elan maal, ühesõnaga töötan ikkagi autojuhina ka veel, et viin lapsed kooli, siis mul on 4 tundi on mul töö tegemise aega ja 4 tundi on mul õppimise aega ja siis tulevad lapsed ka tagasi, ehk ma toon nad tagasi. Siis on pereaeg, öösiti ma ei õpi põhimõtteliselt juba aastaid ja nädalavahetused võtan ka ikkagi vabaks laste jaoks. Aga see tuleb kõik töö arvelt. Jarek, kas sa pidid ka tegema mingid kompromisse töö ja õppimise vahekorras, et pidid ühte teisele eelistama või kuidas sa oma asjadega hakkama said? No see oli nii ja naa, et suur osa sellest ajast sattus ka koroona ajale ja fotograafidel ikkagi väga palju tööd kadus ära. Et kui ma mõtlen, et praegu on ikkagi tööhulk tunduvalt suurem, praegu oleks oluliselt raskem käia. Et see on kindlasti ikkagi mingi hind sellel on ja kindlasti oli päris mitmeid nädalavahetusi, kus ma jäin üksi õppima, et pigem oli jah see nagu vabakutselisena tööd üritad ikka kõik ära teha, lõpuks sa võtad selle õppimise vaba ja nii-öelda looduses käimise vaba ja halb öelda, aga tihti pere arvelt, et nii on, et mingi hind sellel on, aga ikkagi see on see on hind, mida sa tasud, mida sa maksad ülla eesmärgi eest. See on ikkagi nii väike ja tõesti kas või kui võrdlus see eelmine küsimus, et selle keskkooli ajaga, siis ma ei mäleta küll, et ma keskkoolis tahaksin iga 5 minuti tagant õpetajalt midagi küsida.
et sul on ka endal mingi kogemus juba olemas, mida sa kohe suudad ära linkida nagu nende seadmistega, mis sa just said, ja siis aga see asi ka, et ma tahan seda ka veel juurde küsida, et sul on endal nagu nii suur huvi, et sa tahad ise järjest juurde küsida ja juurde pärida, ja kooli ajal sa ikkagi me õppisime rohkem nagu, tõesti pidime iga päev koolis käima nagu õpetaja jaoks, aga praegu tõesti, et ennast huvitab see, et see on teistmoodi. Nii, ma vaatan, et meil on tulnud ka Slido keskkonnast üks väga hea küsimus ja ma tahakski kohe esitada selle küsimuse Merle sulle. Kuna sul on ka väga pikk õppuri praktika selja taga, siis küsimus on järgmine. Aitäh küsijale. Mida sa õppima asudes enda kohta uut teada oled saanud? Oi, neid asju on vist päris mitmeid. Ma arvan, kõige tähtsam nende hulgast on see, et kui sa ikka midagi väga tahad ja selle nimel ka vaeva näed ja pingutad, siis sa selle saad. Selle oskuse, selle tarkuse siia, eks ole, nii et seda, et ma niikuinii ei suuda või et ma ei saa hakkama või et seda tunnet ei ole mõtet endale pähe üldse lasta, et kõik on ikkagi kinni tahtmises ja panustamises. Nii et ma saan hakkama. Aitäh sul, Merle. Indrek, kas sa oled ka midagi enda kohta uut teada saanud nüüd uuesti kooli minnes? Ikka mingeid asju. Ja tuleb meelde, et ma olin päris tubli õppija tegelikult keskkoolis, et tuleb meelde see, et ei tohi nii maksimalist olla, kui ma olen nagu iseloomult, et piisab mõnda asja pigem tee niimoodi, et sa saad sellest asjast aru, sa saad selle tehtud, kulub palju vähem aega teiste asjade tegemiseks, et mingid asju ma tuletan jälle meelde, mis mul on ära läinud meelest oma iseloomu kohta, et tahad kõik asjad maksimaalselt ära teha, aga siis avastad, et päev on läbi, aeg on otsas, sul on pooled asjad tegemata, et keskkoolis oli ka mul see probleem, vahepeal ma seda ei tunnetanud kuskil. See on väga hea küsimus. Teeme siis terve ringi, et Jarek, küsin sinu käest ka. Mida said enda kohta teada sellist, mida sa varem ei teadnud nüüd, kui sa uuesti kooli läksid? Sain ikka teada, kui loll ma olen. Et ei sama tunne täpselt, et nüüd tahaks nagu veel rohkem teada ja võib-olla sain teada ka nii-öelda tagantjärgi, et võib-olla mingid emotsionaalsed kriiksatused, mis kas või kuskil sotsiaalmeedias hüüdnud mingite teemade peale. Et praegu ikkagi teadmisi on rohkem ja sa tead tegelikult, kuidas need asjad käivad, et võib-olla mõned asjad jätaks ütlemata. Et puhtalt emotsiooni pealt teeks seda pigem nagu teadmiste pealt. Aitäh sulle, Jarek ja Maarja. Sama küsimus sulle. Ma mõtlen lihtsalt, et ma nüüd oponeeriks, et ma sain teada, kui tark ma olen. Et mingeid asju sa teadsid juba loomulikust intelligentsist? Lihtsalt nagu selles võtmes, et vaata, kui sa oled lastega näiteks kodus olnud 15 aastat järjest, sa oled nagu ikkagi pidevalt rase või imetav ema. Ja sinu maailm ongi see, eks ju, ikkagi väga-väga pikka aega. Et olgugi, et jah, sai tööd teha ja ennast kõrvalt arendatud ja niimoodi, aga ikkagi see niisugune kuidagi, ma ei tea, kas eneseusk või mingi väärikus või mingisugune asi kannatab sellega, et sa oled nagu liiga kinni omas mullis. Ja kui ma läksin kooli, siis tegelikult oli väga hea tunne, olgugi, et algul oli nagu ajul natuke valus küll, nagu tõesti, pannakse niisuguse asju, mingisugused vormistamised, viitamised, ma ei tea, mis asjad need on, ühesõnaga sealt laste kõrvalt. Just, et milleks seda kõike vaja on? Ühesõnaga, niisugused akadeemilised elementaarsused, mis minu jaoks olid nii kauged, et ma suutsin need ära õppida, järelikult seal ikka midagi on, et ma nii loll ei ole, ja nii vana ka ei ole, et ma suudan asju ikka veel omandada. Ma võin ise ka siis sellele küsimusele vastata ja ma teeks siis siin kombo nüüd Jareki ja Maarja vastustest, et ühest küljest täpselt sama asi, et mingil hetkel ma sain teada, et issand, ma olen nii rumal inimene. Kuidas ma olen kogu aeg mingis oma kitsas segmendis künnud, nagu silmaklapid oleks peas. Ma võin tuua jälle oma programmist ka paar väga
sellist head näidet õppeained nimedega näiteks nagu majandusgeograafia või keskkonnaökonoomika. Nad on sellised suhteliselt pehmed majandusteaduskonna ained, aga need avavad sinu silmaringi nagu nii palju ja sa hakkad nägema hoopis teist pilti ja sa hakkad looma mingeid seoseid. Ja teine asi, mida ma siis olen õppinud ja mida ma olen enda kohta teada saanud, on see, et võib-olla ma ei olegi kõige lootusetum juhtum. Sellised toredad asjad. Aga mul on suur hea meel veel kord tänada meie esimeses paneelis osalejanuid ja teeme veel sellise viimase kiire ringi ainult mõne sõnaga. Maarja, mis on sinu järgmised suured väljakutsed või mille kallal sa töötad või mis projekt hetkel käsil on? Oi, mul on praegu täiega projektid käimas. et koolis on nagu see hea asi küll, et tulevadki uued õppeained ja uued väljakutsed ja mind on alati huvitanud sotsiaalne ettevõtlus, mis alati on nüüd kooliperioodil. Ja meil tõesti õnnestub nüüd töömajas jälle see rakendada ja niisugused hästi praktilised väljakutsed, et kuidas see koolis õpitu, praegu ma just õpin sotsiaalset ettevõtlust, teenuse disaini, minu jaoks uusi väga põnevaid asju, et kuidas see nüüd praktikasse panna, et see on minu praegune nagu uus mull, kus ma viibin. Jarek, milline suurejooneline matk siis plaanis on või mille nimel sina praegu vaeva näed või kuhu sa oma energia ja õpitu suunad ja rakendad? Ei, kindlasti hakkan rohkem tegema selliseid loodusmatku inimesi loodusse viima ja kuna selle sama Luua kooli näitel, ma poleks arvanud, et üks kool võib olla nii äge ja õpetajad võivad olla nii ägedad, et ma tahaks kindlasti minna veel edasi õppima. Merle? Ja edasiõppimist mainisid ja et mul oli siin juba 1-2 aastat või 2,5 oli üks idee, et ma tahaks teada rohkem usundiloost ja usundifilosoofiast ja vaat sellist asjast. Ja ma kuidagi ei leidnud nagu hästi väljundit õiget aega ja kohta ja täna just tuli jutuks ühe oma kolleegiga, kes täpselt seda sama asja õpibki, nii et ma sain kindla teadmise, et järgmise aasta augustikuuses lähen ma uuesti õppima magistriõppesse. Väga tubli. Ja Indrek, sinu selline next big thing? Tead, ei teagi, tuleb lihtsalt, tahan neid asju edasi teha, mis mul on, et kava on nagunii nii täis tikitud mulle praegu, et proovida need kõik asjad ilusti ära teha ja hakkama saada, et ei tuleks väsimust koolist ja pere oleks rahul ja muidugi ikkagi tuleb teha seda asja väga professionaalselt, mis leivalauale toob, see on sport mul praegu, et mis sul kaalukausil on ikkagi? Kas mõni välisklubi, kauged mered? Valikuid on? Mul on niimoodi enda jaoks planeeritud, et sporti nii kaua, kuni kool on tehtud, siis saab kaugele merele. No väga lahedad ja väga toredad eesmärgid, mille nimel pingutada. Aitäh veel kord meie esimeses paneelis osalejatele. Suur tänu. Maarja Võrk, Jarek Jõepera, Merle Lõhmus ja Indrek Kajupank. Aga meie paneme siit nüüd käima ühe videoklipi ja selles videos räägib aasta õppija ja aasta õppija eripreemia saanud Andres Härm ja kohe näed tema lugu. Aasta õppija 2021 eripreemia Andres Härm. Tere, mina olen Andres Härm ja mina õpin Tallinna Tehnika kõrgkoolis infosüsteemide korraldamist. Ma olin päris pikalt tööpõllul. Ei tahtnud nagu kooli minna, sest raha teenimine oli minu põhieesmärk. Kuskilt maalt tuli juba raha teenimisel lagi ette, et siis pidi haridusega hakkama järgi minema. Kui ma nüüd haridusega edasi lähen, siis ma saan samal ajal minna ka tööpõllul kõrgemale. Mul naine, kes käis ülikoolis, näitas, kui lihtne on tegelikult tänapäeval koolis haridust saada. Võrreldes sellega, mis oli 15 aastat tagasi, on olemas e-õpped ja digivahendid selle läbiviimiseks. Ma otsustasin, et ma teen gümnaasiumi täies mahus ära.
Oma õpinguid jätkasin ma Tartu täiskasvanute gümnaasiumis. Tänu sellele, et seal olid nullkursused, tekkis mul õpetajate vastu usaldus ja ei tahtnud seda usaldust murda ja jätkasin õpinguid 3 aastat järjest ja lõpetasin see aasta gümnaasiumi hõbemedaliga. Ja edasi läksin ma õppima Tallinna Tehnikakõrgkooli. Tänu õppimisele sain ma juurde enesekindlust ja eneseusku, et ma olen sellisteks asjadeks võimeline ja veel enamakski. Täna sai mul siin Rakveres tund läbi, lähen sõidan koju Viljandisse, kus mind ootab naine ja 2,5-kuune laps. Ja homme sõidan juba tagasi siia Rakvere külje all Mõdrikule, kus mul hakkavad uuesti tunnid. Kui sa selle tunnistuse kätte saad ja sa näed, kui palju seda vaeva selle nimel nähtud on, ja seda tunnustatakse hiljem selle eest, see tasub alati ära ennast. Minge õppima. Aitäh ja tore video. Aasta õppija eripreemia saanud Andres Härmist. Sa vaatad otse ülekannet Tallinna Vanalinna täiskasvanute gümnaasiumi aulast ja käimas on traditsiooniline täiskasvanud õppija foorum, millele on seekord nimi täiskasvanud õppija käänulised õpiteed ja ma võin omast kogemusest öelda, et need teed on üsna käänulised ja mõni kurv on nii terav, et vaata, et sealt kurvist välja ei kihuta, aga meie tänane foorum on jõudnud nüüd sellesse punkti, kus me lähme edasi teise teemapaneeliga ja mul on hea meel siin tervitada juba järgmisi foorumi külalisi ja saame teiega siit ka kohe siis otsapidi tuttavaks. Kõigepealt on mul hea võimalus tervitada Janarit. Tere, Janar! Tere! Janar Soo, räägi mõne sõnaga endast, millega sa igapäevaselt tegeled ja kuidas täiskasvanuna õppimine sind puudutab? No ma alustan võib-olla sellest, et nii nagu eelmise paneeli Indrek, siis ka mina olin korvpallur. See lõppes ära veits liiga vara ja siis ei teadnudki nagu mida teha. Teadsin, et korvpall meeldib, õppisin natuke korvpalli nii-öelda köögi poolt, aga sobivad väljundit ei leidnud ja siis ei teadnudki rohkem midagi peale selle, et mulle meeldib süüa. Õppisin kokaks, õppisin veel toitumisnõustajaks ja siis hakkasin nii-öelda natukene ettevõtlust tegema toitlustusvaldkonnas ja siis tänasest või siis juba novembrikuus siis töötan jälle korvpalliga, et sain siis FIBA Euroopasse, mis on maailma korvpalli katuseorganisatsiooni siis Euroopa harusse tööle. Ja olen seal siis projektijuht. Nii et korvpalli juures tagasi ka mitte enam palliplatsil. Täpselt nii, jah. Meie teine külaline tänases teises paneelis on Aira Jõõts. Tere, Aira! Tere! Räägi ka mõne sõnaga endast, kust sa tuled, kust pärit oled ja mida õpid või õppisid? Mina tulen siis Raasikult, Harjumaalt ja juba 3 aastat töötan Raasiku valla raamatukogus ja seoses siis erialavahetusega läksin õppima Tartu Ülikooli infokorraldust. See oli siis viimased 3 aastat aktiivselt ja sellel kevadel panin siis selle ülikooli õpingutele punkti. Et sellised õpilood. Nii et samamoodi täiskasvanuna täitsa puhtalt lehelt ülikooli. Täiskasvanuna puhtalt lehelt, täiesti uus eriala, kõik oli uus. No kuidas nüüd pärast seda, kui õpingud on lõppenud, see ülikooli periood tundus? Hetkel, kui on aeg natukene settinud, et siis tundub, et ei olnudki nii väga hull, aga kevadel, kui oli see lõputöö tegemine ja ainete lõpetamised ja kõik see, et siis tundus asi ikka väga nutune ja hull, aga praegu mõtled, et väga tore aeg oli ikkagi. Aitäh sulle, Aira! Meie 3. külaline siin paneelis on Kristin Camilla Kirs. Tere! Tere! Kristin, ma ütleks, et täna kõige põnevam asi võib-olla, mida sa meie külalistest õpid, sellepärast, et sina, ma tean, õpid hiina keelt. Jaa, kui ma võin samastuda peaaegu kõikide teiste panelistidega, sest mul on 3 magistrikraadi ja minu meelest ma vist olen elukestva õppeesindaja, et mõtlesin, et mul ei olegi seda perioodi, kus ma ei ole õppinud. Ja hiina keel on mul 7. võõrkeel. Nii et
minule meeldib. Mida see tähendab siis? Kas see tähendab seda, et kui sa õppima asud, sest ma saan aru, et need magistrikraadid, need sa oled juba teinud siis nii-öelda täiskasvanuna, eks ju, järjest? Või tegid kõik niimoodi gümnaasium, bakalaureus, esimene magister, teine magister? Kaks magistrit tegin nagu ühe valuga ja siis läksin 3. ja jätsin pooleli, sest et siis ma tundsin, et rohkem mina ei õpi elus enam mitte midagi. Et see oli nii õudne kuidagi, et mul vist mingi kauss sai täis. Ja siis ma hakkasin tasakesi väikseid ampse võtma, nagu õppima oma lõbuks, oma rõõmuks. Põhikriteerium oli see, et õpetaja oleks vahva ja armastaks seda, mida ta meile edasi annab. Ma võisin võileiva tegemist ka õppida. Mul oli täiesti ükskõik peas, et õpetajal silmad säravad. Tahaks kohe küsida, su enda silmad ka säravad, kusjuures väga hästi, aga ma tahaks lihtsalt selline isiklik küsimus, et siin oma vahel võime arutada seda, eks ju. Et aga kas sa oled saavutanud finantsvabaduse? See ei ole minu eesmärk. Ei, ma mõtlen, et kuidas sul on aega selle õppimisega nii palju tegeleda, et kas sa tööl ei käi? Ei, tööl ikka käin, aga nagu teil oli, mul oli ka sama, et ma lõpetasin infotehnoloogia, muidu ma olen jurist ja kõik muud magistrikraadid on kas juuras või siis see, mis pooleli jäi, oli nagu MBA. Aga ma läksin õppima lihtsalt programmeerimist Rahvaülikooli ja sain, õpetaja oli nii innustav, et ta ütles, et kuule, et sa ei taha, et on olemas nagu tasuta kursused Tartu Ülikoolis, et programmeerimine, nagu algteadmised programmeerimisest. Läksin sinna ja sealt tuli välja, et nad tegid, Tartu Ülikool tegi uue eriala informaatika, mitte informaatikule ja selle ma läbisin nagu nominaalajaga, täis töökohaga asendades 4 kuu vältel, nagu tehes 4 inimese tööd ja 2 kuu vältel 2 inimese tööd. Ja pärast seda ma ütlesin lastele, et mind tuleb panniga lüüa, kui ma tahan doktoriõppesse minna. Et ma ei teeks seda, et see oli raske kogemus ja nüüd ma õpingi nagu selliseid pehmemaid asju, et see hiina keel on küll üks ajuragistaja, aga me õpetaja on nii vahva, me grupp on nii tore, et see tundub nagu liumest alla sõitmine võrreldes sellega, kus sa pead nagu samal ajal töötama ja kraadi tegema praktikat ja kõike muud, et see on nagu easy-peasy. Okei, no ma võtan pärast sinu käest võib-olla siis mõne konsultatsioonitunni, et see tundub tõesti olevat nagu kõik lihtne, sest ma sain aru, et pere on ka veel, eks ju? Jah, okei, selge. Aitäh sulle, Kristin, ja meie 4. panelist täna on Raul Tammet. Tere, Raul! Tervist! Räägi, millega sina tegeled igapäevaselt, mida õpid, kus töötad ja võib-olla veel mõne sõnaga endast. Nii, mina igapäevaselt töötan nõrkvoolu valdkonnas, tegelen siis valvesüsteemidega ja automaatse tulekahjusüsteemi siis paigalduse ja hooldusega ja õpin Tallinna täiskasvanute gümnaasiumis ja läksin täiesti 10. klassi nüüd tagasi. Kui vana sa olid, kui sa 10. klassi läksid? Esimest korda. Ei, ma mõtlen nüüd viimast korda. Kui ma olin 35. Või vabandust, 34. 34. Ja. Nii. Mis tunne on 34-aastaselt minna 10. klassi? Hoopis teine tunne. Kui ma päris aus olen, siis on mul 5. üritus minna gümnaasiumisse. Aga esimest korda ma tunnen, et ma teen seda ainult iseenda pärast. Et kui siin varasemad üritused jäävad võib-olla 16 aasta taha, siis nüüd ma tunnen tõesti, et ainult iseenda pärast. Kui varem oli see tunne, et sa lähed nii-öelda kas natuke ühiskonna survel või natuke seda, et sul toodataksegi seda. See põhikoolist tulnud auru peal. Siis nüüd seda ei ole. Nüüd saab täiesti vabalt võtta seda. Aga sul on ju täiesti korralik, ütleme siis nii, et korralik töö olemas, sa oled oma ala ja oma valdkonna spetsialist, sa oskad neid nõrkvoolusüsteeme projekteerida, ehitada, ma saan aru. Et võiks ju küsida, et aga milleks haridus?
Täpselt, ma pikka aega arvasin täpselt samast. Eriti nüüdsel ajal, kui meil kõigil on tarkmees taskus ju. Milleks üldse õppida, et kui mul on küsimus millegi kohta, ma saan ju oma taskust selle vastuse kätte. Aga mingi hetk ma tundsin, et elu nagu oleks ammendanud ennast. Et sa tuled õhtul töölt koju, nööbid nii-öelda õlle lahti ja hakkad järgmist päeva ootama. Mõtled, et kas nüüd ongi siis kõik või? Kas ei olegi enam midagi, et kas nüüd tuleb siis hakata vanadust ootama või rõõmsalt siis vananema. Ja minu jaoks suure lükke andis see, et ma loobusin täielikult alkoholist ja mingi aeg ka suitsetamisest. Ja siis ma tundsin seda uut hingamist ja uut jõudu. Ma mõtlesin, et ma proovin korra veel. Kas sa teed seda täitsa nii oma initsiatiivil või on sul mõni utsitaja ka või keegi, kes sind toetab? Täiesti omal initsiatiivil seekord. Ja ma arvan, et see annabki selle jõu ja selle vabaduse. Et ema ei ole pidanud ütlema, et poiss, mine tee keskkool ära. Et enam ei ole, jah. Eks ta ole natuke selline võib-olla auküsimus ka, et keskharidus võiks ju olla. Aitäh sulle, Raul. Kristin, sinu käest tahaks küsida seda, et see sinu lugu on üleüldse minu meelest nagu väga, võiks öelda, väga eriline. Et kas sa oled nagu õppimisest natukene sõltuvusse jäänud? Võib küll nii öelda. Võib, jah? Aga ma olen vaadanud, et mulle meeldib see, nagu ma enne ütlesin, et see, kui õpetaja ise on särasilmne, aga mind on aidanud minu muus töös see, et ma saan tunnistada endale, et ma ei oska. Et kui ma lähen midagi uut õppima, ma lähen hiina keelt õppima, öeldakse, see on raske nagu hiina keel. Lugesin just, Rein Raud kirjutas oma viimases romaanis, et hiina keele õppimine on nagu sa lahutaksid oma aju osadeks ja siis paned pärast selle kokku. Midagi jääb üle kindlasti ja midagi sa pead sinna asemele leiutama, mingid osad nagu haakuvad teistmoodi. Aga see õpetab mul olema, ta leiab minu nendes sahtlites, mis ma ei mäletagi, et mul on kunagi mingi teadmine ära pandud. Järsku ühel hetkel tuleb see sahtel lahti. Ja ma, et seal on see seos, seal on see seos. Või siis näiteks hiina keelega ma pean lihtsalt looma oma loogika. Et ma saaksin üldse talle oma hambad külge või taha või üldse aru saaks, mis asja ma teen. Aga ma ei tea, ma arvan, lapsena oleks kindlasti seda on nagu väga-väga palju lihtsam õppida. Aga praegu lihtsalt on nii, nagu on, õpetam väga toetav. Väga paljud inimesed ka täiskasvanuna asuvad uuesti õppima selle tõttu, et neil on nii-öelda karjääri teel või karjääri redelil, kuigi see sõna mulle endale väga ei meeldi, ees mingi takistus. Ilma vastava hariduseta sul ei ole võimalik enam edasi liikuda. Et sinul vist seda probleemi ju ei olnud? Ei, seda nimetatakse üleharituseks. Aga hiina keelt, ma täpselt mäletan, ma sain Rahvaülikoolis, ma olen võtnud vist 8 kursust ja ma sain, nagu see on see tavaline e-mail tuleb, et mis meil on pakkuda ja õpilaste tagasisidet. Ja üks õpilane kirjutas selle hiina keele kohta, et lähed peale tööd ja nii lõbus on, et sa tuled sealt ära ja sa oled õppinud, sa oled nagu puhanud, sa oled värske, sul on uued teadmised ja sa ei mäleta sellest väsimusest mitte midagi. Ja ma ütlesin, mina tahan ka seda. Ja me kõik saame seda. Päriselt ka, et õpetaja Sandra Sainu kõigile soojalt soovitan väga-väga vahva. Aira, räägi palun mõne sõnaga, et kuidas sinu endine töö sinu praegusest tööst erineb ja kui palju sul nii-öelda õpitust selles ametivahetuses kasu oli reaalselt? Kas sa oleks ilma ülikooli hariduseta ka saanud selle karjääripöörde teha? Jaa, sest kõige enne tuligi mul töö ja siis tuli mõte, et läheks ka õppima. Et kuna mul on pedagoogiline kõrgharidus all, siis oleks piisanud moodulõppest
teatud aja tagant ja ma oleks saanud kutsehariduse kätte. Aga ma ise tahtsin hakata sealt päris põhjast ja minna edasi, et vaadata, et kuhu see siis viib. Minu endine töö, et 20 aastat olen töötanud lasteaias, lasteaiaõpetajana ja erialavahetus tuligi sellest, et just nimelt see, et sa lähed iga päev tööle, et ühel hetkel tahaks ka midagi muud. Ja nii ma siis vahetasin nii eriala kui ülikooli õppima minnes tegelikult mul ei olnud õrna aimugi, mida seal õpetatakse. Sest ma teadsin, et seal ma saan selle kutsetunnistuse, aga mida need ained endas sisaldavad, et sellest ei olnud õrna aimugi ja ma arvan, et tuli väga suur üllatus. Et poleks ise arvanud, et ma pean selliseid aineid õppima, mis seal olid. No kõik teame seda, et mitmel rindel tegutseda, see nõuab väga palju aega ja energiat. Kuidas sul oli, kas oli mõni hetk selline ka, kus sa tundsid, et no raske on ja täna jääb tegemata või jääb minemata või lasen üle, lükkan edasi? Kui sessioon ära lõppes ja algas uus sessioon, siis ma tegin endale eesmärgi, et see kord ma esitan kõik asjad mitte õigeaegselt, aga hakkan juba varakult tegelema nende asjadega, et ma ei jäta viimasele minutile. Tulemus oli see, et kõik jäi tund aega enne esitamist. Tuli ära esitada. Aga eks kui sa täiskasvanu õpid, et kindlasti on loobumised, et see sotsiaalne elu, see jääb kusagile tahaplaanile. Et ma mäletan, et kusagil Facebookis käis ka üks pilt sellest, et Koopast tuli välja üks selline inimene ja siis oli, et ema, isa ja sõbrad, kus te olete, et mul lõppes sessioon. Et vahepeal oligi selline tunne, et sa eladki selles õppimise ja selle asja sees. Aga samas kõik, kes toetasid sind, kõik sõbrad, perekond, töökaaslased, et kõik tegelikult jäid ju, on praegu ka olemas ja sellest oli suur abi. Janar, kui keeruline sul oli uuesti täiskasvanuna õppima hakata ja kes olid sinu tugiisikud? No ma ei saa öelda, et mingi väga keeruline oleks olnud, sest mul on alati nagu seltskonna meeldinud ja koolis ka meeldis nagu seltskonna pärast, ega see koolitöö ei meeldinud ja tol ajal ma olin ikkagi otsustanud, et minust tuleb korvpalluri, siis nagu ei õppinud ka liiga palju. Aga siis ütleme, esimene täiskasvanu õppekogemus oli ikkagi nagu korvpalliga seotud, seesama FIBA korraldatud aastane programm, et seal oli väga lihtne, kõik teised õppijad olid ka korvpallurid või endised korvpallurid, et see oli nagu selline sujuv üleminek, aga pärast seda, kui ma läksin siis kokaks õppima, et siis oli küll täiesti nagu uus seltskond. Aga mis ka eelmises paneelis mainiti, et esimene päev läheb kohale, et inimesed on küll erinevas vanuses, erinevate taustadega, aga kõik on seal ühe ja sama asja pärast. Neile meeldib minu puhul siis toit, eks ole, ja toitu valmistada, et leiad väga kiiresti ühise keele ja on selles mõttes minu meelest väga nagu lihtne. Et pead lihtsalt minema tegema seda, mis sulle meeldib. Sul ei olnud mingeid keerulisi hetki, kus mõtlesid, et paneks nüüd selle kõrvale ja... Ei, muidugi oli. Tähendab, oma peas ju tundub kõik ja mingis hetkes tundub kõik ülikeeruline. Et ma võin oma korvpalluri karjääris ka meenutada, et ma siis ütleme, karjäär kestis mingi 9 aastat, selline profikarjäär, millest 6 ma olin vigastatud, üldse ei mänginudki. Võib-olla 5, midagi siukest, et väga nagu raske selles hetkes ja mäletan neid hetki, kus ma jälle mingi vigastus ja siis mõtled, et kas see tõesti on nagu päris elu. Aga tagantjärgi mõeldes ei mäleta ühtegi neist. Või ma mäletan, et see juhtus, aga ma ei mäleta, et mul oleks väga halb olnud. Vastupidi, ma mäletan kõike, mis oli äge ja hea. Ja samamoodi ka selles õppes, et muidugi, kui mingid viimased tööd Coca-Coolis ka, et ma mõtlesin, ma ei jõua, et mul on, siis oli 1 laps, nüüd on 2 last, abikaasa, koerad, kõik muud tegemised, et ma ei jõua, et ma olen juba saanud, oskan nüüd süüa teha küll, et mis ma sellest ikka lõpetan. Aga siis ikkagi võttis ta kätte, lõpus läks pool tundi aega mingi töö tegemisega, ei olnud nagu raske, et endale on jube lihtne mõelda kõike väga raskeks. Aga reaalselt, kui midagi tegema hakkad, mis sulle meeldib, siis ma arvan, et pärast ei ütle keegi, et kui see oli küll õudne, et pigem vastupidi, et tore, et tegin. No ma võin omast kogemusest ka öelda, et kõige
tähtsam tugiisik on ikkagi su pereliige, kes ütleb, et ära jama, et sa pead selle ära tegema ja minu naine on ka mind ikka utsitanud päris kõvasti, et ta peakski nüüd natukene veel gaasi juurde vajutama, et saaks paganama lõputööga tehtud, et sellega on nagu on. Ja muidugi mul on ka väga hea juhendaja, kes ka ei jäta jonni ja ikka kirjutab mulle iga natukese aja tagant, et no nii, härra Hirmu, et kuidas on, et kui kaugel oleme oma asjadega. Aga Kristin, sina õpid hiina keelt sellises toredas koolis nagu Tallinna Rahvaülikool. Ja kohe vaatame ühte väikest videot, mis on Rahvaülikool ja mida seal teha saab. See on nagu haigus. Ausalt öeldes võib öelda nii, et ma käin siin endale aega ostmas. Mul on 3 last ja kodus on keeruline endale aega leida. Siin ma saan aga teha neid asju, mis mind väga huvitavad. Õpides on tihti selline vau-efekt, et teed midagi täiesti uut ja selgub, et vau, nii lihtne see ongi. Abikaasa ja lapsed on ka väga toetavad. No algul mees ei mõistnud mind. Ütles, et kus sa nii tihti käid ja jõuad koju alles 9:30 õhtul. Aga siis, kui ta ise ühe kursuse läbi käis, siis ta sai aru. Innustus ise ka. Ja lastele ma selgitasin enne kursustele tulekut, et teie käite ju koolis, õpite seal. Emme tahab ka õppida. Et nüüd on emme natuke rohkem kodust ära ja peate ise hakkama saama mõne asjaga. Ja nad ongi muutunud oluliselt iseseisvamaks. Ja minul on tekkinud aeg iseenda jaoks. Täitsa mohe vaatamine ja ma võin Janari sõnu, mis veel enne selle video eetrisse jõudmist kõlasid, kinnitada, et tegelikult on õppimine ka väga tore seltskond ja endale nii-öelda siis uue sotsiaalse võrgustiku ehitamine, sellepärast, et kokku saavad sarnaste huvidega inimesed ja need kontaktid pruugivad sulle tulevikus ka kindlasti kõik marjaks ära kuluda. No Kristin, kuidas siis Rahvaülikooli eluolu see video meile tutvustas? Kas ongi nii, et inimesed käivad seal otsimas aega iseendale ja kui lapsed koolis õpivad, siis ema tahab ka õppida? Selles mõttes kirjutan alla täiega. Mitte küll nii morbiidsest nagu selles, et nagu pigem on nagu meil grupis on kõikides olnud rohkem sellist nagu särtsuse ees, mitte et ma lähen sinna lihtsalt nagu aega veetma, aga me peame ikka konkreetselt midagi oma ajuga tegema, et sealt midagi välja saada ja midagi uut tasemele panna. Aga see on jah, see on endale ja see tõesti aitab teistes asjades ka. See kuidagi setitab teisi asju teistmoodi. Ja sa leiad endast sellised omadused ja väärtused, mida sa ei uskunud ka või see, kes see ütleb, et sa saad hiina keelest aru? No, seda sa võid jääda õppimagi, et see on see kõige parem sõltuvus siin vastab. Raul, sinu käest tahtsin ka küsida veel, et kes on need teised õppurid, kellega sa näiteks koos 10. klassis käid? Et milline see seltskond üldse on? Mis inimesed need on? Seltskond on, kuidas öelda, päris kirju. On mõningaid minuvanuseid, on nooremaid. Et palju seal ikka olla saab. Võrdlemisi vähe käib meid kohal. Ega isegi jõua iga päev kohale. Kuidas see õppe välja näeb? On see mingi kindel arv päevi nädalas, kord nädalas, terve nädal? Alguses ma olin e-õppes. Nagu Kelly enne ütles, e-õppes tõesti käid ühe korra nädalas ja käid nii-öelda vastamas koolis. Ja minagi olin e-õppes. Aga kuna seal on ise hästi palju vaja teha ja ennast tohutult sundida, siis mina läksin üle tavaklassi. Ja tavaklass käib kohal 3 päeval nädalas. Minu puhul 3 päev, 4 päev reede.
aga seal on tempo on natukene aeglasem ja minul on just see, et ma saan valida siis, kus ma tunnen, millises aines mul natuke vajaka jääb ja mine siis vastaval päeval kooli, et samamoodi ka siis oma tööd paremini korraldada. Ja mulle sobis see variant rohkem. See on ka vist päris hea soovitus, et sa saad keskenduda rohkem nendele asjadele, mida sa tunned, et mida sul oleks vaja rohkem arendada. Just, täpselt. Anna äkki veel mõni hea soovitus, kas või oma kogemuste pagasi pealt, et kui nüüd keegi kahtleb, et kas või minna ja et ikkagi saada see gümnaasiumiharidus kätte, siis kuidas sinna koolipinki tee tagasi leida ja mis on see, millega tuleks arvestada? No ma arvan, et väga tähtis on igapäeva rutiinist välja astuda, kas või korraks ja siis vaadata, kuidas tunne on. Ja kindlasti mitte lükata edasi. No, endagi puhul ma tean, et see oli selline sisemine hääl, mis ütles. Mul ei olnud mingi meeletut valmistamist ennast vaimselt ette, et nüüd ma lähen. Ma lihtsalt üks päev läksin ja siin ma olen. Kristin, mida sina soovitad nendele inimestele, kes võib-olla ei ole sellise akadeemilise taustaga nagu sina ja ei ole sellest õppimisest veel sõltuvusse jäänud, aga kui inimene kahtleb, et kas täiskasvanuna uuesti võtta koolitee jalga alla või ma ei tea, kas või alustada mõne kursusega, aga nagu tunneb, et võib-olla see pole päris see, et anna mõni hea nipp, et kuidas õppimise juurde jõuda? Võib-olla kõigepealt leida, mis meeldib, on see üks variant, aga nagu minu puhul on näha ka see, ma ei teadnud, et mulle hiina keel meeldib, aga kuna õpetaja on tore, siis mulle see meeldib. Ta on selle teinud mulle meeldivaks. Aga mitte leida endale vabandusi, sest et vabandustele kuluv aeg võib olla 10 korda pikem kui õppimisele kuluv aeg. Et lihtsalt tee ära ja siis on see tehtud ja see endorfiinid, mis sa sellest saad, et sa tegid ära ja need teadmised, see avab mingisuguse ukse su elus. Lase see õhk endal sinna tuppa. Et ärge, ja kui kahtled, siis ärge kahelge. Ja kui tahate väga palju mõelda, ärge mõelge. Minge tehke ära, mis seal ikka. Et võimalusi on palju ja just seega, et näiteks kursused on ju lühikesed. Sa elad selle pool aastat üle. Et mõnda asja sa peadki natuke kauem nuusutama, et sa tegeliku maitse suhu saaksid. Et esimese korraga nagu kohe loobuda nagu enda iseloomuga vist väga ei kasvata. Aira, mis sinu soovitused on nendele, kes kahtlevad või kes mõtlevad, et äkki on liiga keeruline või raske? Kõige tähtsam on, nagu siin eelnevad kõnelejad rääkisid, et leida see, mis su silmad särama paneb, et mõelda sellele, millest sa oled unistanud terve elu ja teine tähtis asi on olla julge. Et väga lihtne on olla selles mugavustsoonis ja öelda, et ma nagunii ei saa sellega hakkama või see on nii tundmatu ala, et ma ei sobi või midagi, et mitte midagi ei juhtu, et vastupidi, et kui sa saad sellega hakkama, siis enese väärikus ja see enese hinnang on nii kõrge, et see on selline vau, ja selle pinnalt on juba väga hea edasi minna jälle õppima, et siis tekibki vist sõltuvus. Janar, sinult ka üks selline hea sportlik soovitus, et kui sul on, ma ei tea, vigastus või sa oled nii väsinud, et sa enam ei jaksa, siis mis on õppimise puhul see, et millega võiks arvestada, et mis annab sellist punki juurde? Eks enamik on ära öeldud juba, aga lihtsalt, et mina isiklikult ei näe nagu proovimises midagi halba, ega kõik valikud ei olegi meile õiged ja minu meelest ei tohiks olla ka häbi nagu tunnistada, et võib-olla vale asi ja seda siis vahetada, aga proovima peab. Kui ei proovi mingi hirmu pärast, siis sa ei saagi kunagi teada, kas see sobib. Et ma ise olen enda meelest nagu väga hea näide, ega mina ei teadnud, mis mulle sobib. Aga läksid ja tegid midagi ja samamoodi ilmselt õpetajad ja kaasõppijad muutsid selle meeldivaks ja lõppkokkuvõttes saab nagu kõik tehtud. Aga lihtsalt võib-olla seda, et proovige. Aga kui ei proovi, siis ei saa kunagi teada, siis ei muutu ka mitte midagi. Et kui tahad ellu muutus, siis astu üks samm ja küll see pall veerema hakkab. Küsin, et kas saksa keel on sul suus? Ei ole üldse. Aga nüüd äkki saksa keel siis järgmisena? Ei ole vaja, sest see FIBA on täitsa rahvusvaheline ettevõte ja ütleme nii, et minu
töö siis seisneb. No näiteks suvel pean 24 erinevasse Euroopa riiki reisima, et ma olen üsna kindel, et 23 neist saksa keelt ei räägita. Ja aga tore on minna ja tervitada kolleege võib-olla nende emakeeles. Kooli ajal, gümnaasiumi ajal õpetati mulle saksa keelt 3 aastat, aga see õpetamise ja õppimisel on väga suur vahe, et oma nime oskan ikka öelda. Nii on. Meil on tegelikult publikus ka üks täiskasvanud õppija ja tema nimi on Anu Lipp. Tere, Anu! Tere! No kõigepealt küsin, et kuidas sa kommenteerid meie paneelis kõnelejate juttu, et kas tahad midagi ümber lükata, tahad omalt poolt täiendada midagi? Ei, ma ei saa öelda, ma arvan, et õppima minemine või see on selline individuaalne asi. Et tegelikult tulebki leida endasse sisemine motivatsioon, see sisemine miski eriline, mis sind nagu suunab millegi poole, suunab edasi. Et tegelikult nii nagu meie paneelis kõnelejad rääkisidki, kõik on väga individuaalne, karta ei ole midagi. No sa ise omandad ka täiskasvanuna alles gümnaasiumiharidust. Jah, ma olen 11. Ja sul on minu teada kodus 3 last. Jaa, mul on jah. Nii, et räägi ka natukene sellest, et see pereelu ja koolielu ja kogu selle muu elu vahekord, et kuidas sa need asjad paika saad ja kuidas sa suudad veel kõige selle juures nii-öelda iseendaks jääda? Ma arvan, et algselt tekkis kindlasti selline hirm, et ma ei saa hakkama. Sellepärast, et kus ma veel selle aja võtan, kui mul on kõik juba täis. Aga siis ma mõtlesin, miks mitte ja tegelikult ma sain aru, et lapsed saavad iseseisvalt tegelikult hakkama. Nad saavad palju iseseisvamaks, palju asjalikumaks on läinud, et mind võib-olla ei olegi nendele nii väga palju vaja, et me oleme palju asju ümber tõstnud ja tundub, et kõigile nagu väga hästi sobib see, et mina olen vist rahulikum selles mõttes, et ma olen enda jaoks avastanud nii palju selliseid erilisi asju, no näiteks selle, et kui ma teadsin 100%, mida ma tahan õppima minna, siis kui ma läksin gümnaasiumisse, siis nüüd ei tea ma enam mitte midagi. Sest kõik õpetajad annavad oma ainet nii hästi edasi, et ma tahaks kõik edasi õppida, ma tahaks kõigest rohkem teada. Mis su tulevikuplaanid siis on pärast seda, kui gümnaasiumi haridus käes on? See on selline väga küsitav asi, et eks ma üritan võimalikult hästi teha gümnaasiumi, et äkki õnnestub, et hoida võimalikult suure valik enda jaoks lahti just selle riigieelarveliste kohtade mõttes, et ja siis ma arvan, et ma loodan, et võib-olla pool aastat järgnev äkki näitab minu jaoks midagi, mis võiks edasi tulla, et ma praegu, mida rohkem uusi aineid, seda rohkem ma avastan, et ma tahaks ikkagi kõiki, veel midagi kuskilt, nii et ma hetkel ei tea, ülikooli ma lähen kindlasti, aga täpselt mida õppima, et ma arvan, et seda võib-olla aasta pärast ma tean. Ja alati on hea teha selline väike peresisene võistlus nagu meil, eks ju, minu peres, et sa ei oleks jumala eest viimane, kes kõrghariduse saab, et siis on nagu väike motivatsioon ka õhus, aga suur tänu sulle, Anu, aitäh. Ja panelistide käest ma küsin tegelikult, meie esimeses paneelis tuli juba ka Slido keskkonnast väga hea küsimus, et mida sa oled avastanud iseendas või mis on see, mille sa oled leidnud nagu iseendas nüüd veel, kui sa oled täiskasvanuna õppinud? Et hakkame siit pihta, Raul. No, mina avastasin, et tuleb välja, et ma nii loll ei olegi. Ja ma avastasin, et ma saan hakkama. Et ma tõesti saan hakkama. Et mus on seda viitsimist ja tahet. Ja seda saab ka teistesse asjadesse elus üle kanda. Just seda sama peale hakkamist. Ma leian, et seda. Kristin, sinu elukestev õpe, mida sa oled selle aja jooksul enda kohta teada saanud? Ma arvan, et kui ma nüüd võrdlen, ma olen õppimiskallakuga gümnaasiumist või keskkoolist, et ma ei mäleta seal õppimisrõõmu. Ma õppisin seal õppima, aga rõõmu ma ei saanud nii palju, kui mul oleks sellel hetkel vist vaja olnud, aga nüüd ma teen selle tasa. Et ma arvan, et see on see rõõm. Mitte teadmistest, mitte endast, vaid lihtsalt nagu vist kõik need kokku
et kõik see, mis teised on öeldud, et sa saad endast teada, sa saad ise targemaks, sa saad aru, et sa oled loll ja sa ei oska ja siis sa õpid ja siis sa enam ei ole nii loll ja just see nagu rõõmu jagamine nagu õpilaste ja õpetajate vahel, et ma arvan, et see on see, mis on sõltuvust tekitav. Aira? Mina õppisin seda, et ma panen endale hästi, inimesed ka panevad endale hästi palju piire, et ma seda oskan, sellega ma ei saa hakkama, see on nii ja nii. Aga tegelikult inimajul ja kõik ei ole piire, et sa võid ükskõik millega hakkama saada, et seda lihtsalt tuleb kuskilt natukene hakata närima ja lõpuks sa närid sellest asjast läbi ja see tunne on väga äge. Janar? Esiteks kindlasti õppisin ka seda, et saad nagu kõigega hakkama, et kui Google'it pead ka kasutada oskama, et siis saab kindlasti ja teine asi, ma arvan, mis kui ma nüüd olen siis 3 koolis õppinud pärast seda või 3 õpet, et ma olen kõvasti julgemaks muutunud just, sest iga kord sa lähed täiesti uude seltskonda, kus sa ei tea inimesi ja olla seal nagu sama avatud kui oma seltskonnas on nagu, algus oli kindlasti keerulisem, aga ma arvan, et täna on kindlasti nagu julgem minna ükskõik kuhu, et küll midagi mõistlikku oskad rääkida ja väga nagu ei põe selle pärast, mis teine inimene arvab. Ja suur tänu kõikidele panelistidele ja võin selle teema lõpetuseks kasutada veel ühte, väidetavalt oli see araabia vanasõna, aga nüüd, kui ma olen selle vanasõnaga tuttavaks saanud, siis ma olen seda näinud siin ja seal ja mulle järsku tundub, et kõik kasutavad seda vanasõna. Aga see kõlas siis umbes nii, et parim hetk puu istutamiseks oli 20 aastat tagasi. Järgmine parim hetk on praegu. Ehk siis tegelikult ei ole mitte kunagi hilja, ka meiesugused natukene eakamad inimesed võivad omandada uusi teadmisi, uusi oskusi, õppimisvõimalusi. Õnneks on Eestis väga palju väga erinevaid gümnaasiumiharidusest kuni rahvaülikoolideni välja. Siia vahele jäävad meie kõrgharidusasutused, ülikoolid, kutseõppeasutused. Ise tahakski järgmiseks õppida mingit päris asja tegema, et mingit oma kätega midagi, võib-olla äkki kokaks. Ja mulle meeldib süüa teha, jah. See ongi eeldus. Võtan sinu käest äkki pärast mulle hea kontakti ja mine tea. Aga suur tänu, et vaatasid ära tänase otseülekande siit Tallinna vanalinna täiskasvanute gümnaasiumi aulast ja suur tänu ETK Andrasele, kes selle foorumi siin juba nii-öelda traditsiooniliseks on muutnud. Võime siis julgustada kõiki, kes hetkel mõtlevad, kas asuda täiskasvanuna õppima või mitte, et mitte kunagi ei ole hilja alustada. Mina tänan vaatamast, ma tänan kõiki paneliste, nii esimeses kui teises paneelis, täname ülekande läbiviijaid, ülekande korraldajaid ja väike tõestus sellest, et kõik on võimalik, jääb meie tänast otseülekannet lõpetama. Aitäh!